Minu käest just küsiti, et mis siis tegelikult juhtub, kui inimene on meie poole pöördumise teinud. Kui me oleme pöördumise kätte saanud, siis me kõige esimese asjana vaatame, et kas on olemas see eristuv tunnus. Näiteks, kas inimest on halvemini koheldud selle tõttu, et tal on puue, et ta on teistest kas vanem või noorem, et tal on lapsed või kodus näiteks hooldada vanainimene. Kui see tunnus on olemas, siis järgmisena me vaatame, kas on olemas ka valdkond. Riiklik kaitse tasuta õigusnõustamise näol nimelt ei laiene mitte kõikidele eluvaldkondadele, vaid suures osas tööle saamisele või siis haridusele, mis on seotud töötamiseks ettevalmistamisega. Kui tunnus on olemas ja valdkond klapib, siis me vaatame, et kas seda inimest teistega võrreldes koheldi ka tegelikkuses teistmoodi. No siin näiteks üks näide. Meie poole pöördus tudeng, kes oli teisest rahvusest ja kellele ei pakutud tasustatud praktika kohta. Järele vaadates selgus, et mitte kellelegi ei pakutud tasustatud praktika kohta. Selle kohta võib öelda lihtsalt, et ebaõnn, aga erinevat kohtlemist võrreldes teistega ei olnud. Kui kohtlemine oli siiski ebavõrdne, siis järgmise sammuna me vaatame, kas sellel võis olla mingeid väga objektiivseid põhjuseid. Näiteks oli meil pöördumine ühe spordiklubi asjus, kus naiste duširuumis oli infrapunasaun, meeste duširuumis aga mitte. Seal spordiklubi omanik näitas meile plaanide pealt selgelt välja, et sinna meeste poolele tehniliselt ja ruumiliselt ei ole kuidagi võimalik ühte täiendavat sauna ehitada. Ta oli püüdnud seda teha, ta oli selle läbi mõelnud, aga seda füüsiliselt ei olnud võimalik teha. Järelikult ei olnud sellel juhul tegemist ebavõrdse kohtlemisega. Edasi me vaatame seda, kas võis olla mõni muu põhjus. Näiteks pöördus meie poole üks mees, kes soovis asuda tööle inseneriks, aga teda ei võetud tööle, võeti naine. Ja ta arvas, et teda koheldi ebavõrdselt selle tõttu, et ta on meessoost. Tegelikkuses ei olnud tal selleks insenerikutseks vajalikku kvalifikatsiooni. Naisel oli see olemas, temal mitte ja tööandjal oligi olemas täiesti objektiivne ja selge põhjus, miks ta seda meest tööle ei võtnud. Ehk et kokkuvõtteks peab diskrimineerimise tuvastamiseks olema kõigepealt eristav tunnus, siis peab olema valdkond õige, siis peab olema see ebavõrdne kohtlemine tõepoolest ka aset leidnud ja laias laastus nii see käibki. Nüüd kas siis tuvastatakse diskrimineerimine või seda ei tuvastata ja inimene, kes pöördumise meile tegi, saab vastuse.